Täna oleme Viljandimaal talirapsi põllus ja vaatame, mis seis on. Hetkel on taimed circa 25 sentimeetrit kasvukõrgus. Ideaalne aeg kasvu reguleerimiseks. Millega kasvu võiks reguleerida? Meie soovitus on, et kasvu reguleerida kaaruksiga 0,75 liitrit hektarile kõrgekasvulistel sortidel või siis Juventusega 0,5 liitrit hektarile. Poolkääbus ja madalama kasvulised sordid, seal võib kulunormi tagasi tõmmata ja mingil hetkel otsustada, et kas seal on kasvu reguleerimist vajalik teha. Miks me peaksime üldse talirapsi kasvu reguleerima? Põhjus peitub selles, et me soovime vähendada peavõrse pikkuskasvu ja et külgvõrsed saaksid areneda järgi. See on vajalik, et õitsemine oleks ühtlasem, peavõrse ei varjutaks külgvõrseid, seeläbi on ka valmimine ühtlasem ja meil on taimede pikkuskasv väiksem. Meil on lihtsam teha õitsemisaegset fungitsiidi. Pritsi poolt mehaaniline kahju on väiksem ning hiljem ka kombainiga koristades on meil seeditav mass väiksem ehk meil on kergem saak põllult kätte saada. Paagisegudes kaaruksit ja Juventust võib julgelt segada erinevate leheväetiste ja aminohapetega. Kindlasti boor on üks tähtis mikroelement, mida pritsisegusse panna. Praegusel ajahetkel aktuaalne ka insektitsiidide kasutamine. Nii hiilamardikas kui varre peitkersakas on päris usinalt põldudel olemas. Aga seda pritsisegu tehes tuleks jälgida, et ikkagi ei oleks öökülmasi, et taimeid ei kahjustaks öökülma oht. Ja millal siis teha? Tegelikult Lõuna-Eestis on kasv veel natukene eespool, ehk seal peaks juba tegema. Põhja-Eestis veel natuke aega on, aga täna siin Viljandimaa põllumeestele anname sõnumi, et minge kasvu reguleerima. BASF. We create chemistry.